Trumpi valitsus avalikustas Iraani kohta pommuudise ja viis kriisi uuele tasemele, väites, et Teheraniga võivad praegu toimuda otsesed kõnelused kõrgeima juhiga ning et ta pole veel surnud. 3. juunil 2026 ilmub Valge Maja välja ja näitab, et Iraani režiim ei ole tugevamas positsioonis, vaid on surve all nii seestpoolt, väljastpoolt, merel, majanduses kui ka poliitilises juhtkonnas endas. Marco Rubio kinnitas seda seisukohta Ameerika Ühendriikide kongressis, öeldes, et Iraani kõrgeim juht Mojtaba Khamenei on elus ja üha enam otsuste tegemisesse kaasatud. Samal ajal on Iraan hakanud nõustuma aruteludega tuumaprogrammi punktide üle, mida ta varem isegi arutada ei soovinud. Trump räägib, et kokkulepe tuleb ühel või teisel viisil ja just siin muutub olukord pingeliseks. Mida püüdis Teheran varjata? Miks Trump just nüüd sõna võttis? Kuidas režiim reageerib? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Trump sekkus otse kriisi, et eitada, nagu oleksid Ameerika Ühendriigid ja Iraan lõpetanud suhtlemise. Tema sõnul jätkusid vestlused viimastel päevadel, sealhulgas 4 päeva tagasi, 3 päeva tagasi, 2 päeva tagasi, 1 päev tagasi ja ka täna. See avaldus tuli hoiatuseks. Valge Maja tahab näidata, et kontrollib endiselt survetempot. Trumpi kõige karmim lause oli lihtne. Iraanil on aeg kokkuleppele jõuda, ühel või teisel viisil. Selline sõnakasutus näitab Valge Maja hoiakut. Diplomaatiline uks on endiselt avatud, kuid Iraani režiimile ei pakuta seda ust preemiana. See on nende viimane väljapääs pärast seda, kui nad on kaotanud osa kilbist, mida nad aastaid üritasid ehitada. Donald Trump ei paista selles noos välja kui nurka surutud president. Ta paistab pigem kellegi moodi, kes hoidis suhtluskanali avatuna, samal ajal kui avaldas vaenlasele tõelist survet. Marco Rubio täiendas pilti Ameerika Ühendriikide senatis. Ta selgitas, et Iraan on püüdnud luua tavapärast kaitsekilpi, et kaitsta oma tuumaprojekti. See kilp koosneks rakettidest, droonidest, heiteseadmetest, sõjaväevarudest ja mereväest, mis suudaks ohustada kaubateid. Loogika oli lihtne ja ohtlik. Teheran soovis jõuda punkti, kus iga tegevus nende tuumaprogrammi vastu läheks maailmale liiga kalliks maksma. Trump otsustas tegutseda enne, kui see kaitsetase muutub puutumatuks. Operatsioon Eepiline raev sobitub sellesse konteksti kui tegevus, mis murdis osa Iraani sõjalisest struktuurist. Rubio sõnul vähendas operatsioon oluliselt Iraani kaitsetööstuse baasi, tabas rakettide tootmisvõimekust, kahjustas droonide tootmist ja nõrgendas linnalähedasi raketiheiteid, neid, mida režiim kasutas. Ta ei toonud täpseid numbreid välja, kuid tegi selgeks, et kaotus oli piisavalt suur, et muuta Teherani arvutusi. Sõnum on see, et Iraan võib endiselt ähvardada, kuid ta ei tee seda enam samast kohast. Hormuzi väina juhtumist on saanud selle jõukatsumise kõige tundlikum osa. Iraan lubas pärast relvarahu taas avada väina, kuid ei täitnud seda lubadust. Rubio ütles otse välja, et Ameerika Ühendriigid ei aktsepteeri maailma, kus Iraan surgeb kõigile tee, nõuab sisuliselt teemaksu, ähvardab läbipääsejaid, kuid hoiab oma enda laevad vabalt liikumas. Ameerika vastus tõstis igapäevaseid kulusid Teheranile. Blokaad ja sanktsioneeritud laevade kinnipidamine Indo-Vaikse ookeani piirkonnas mõjutavad režiimi tulusid ajal, mil majandus on nõrk. Rubio ütles, et Iraan kaotab $100 miljoneid tuludes, mis jäävad saamata. See on raske, sest režiim oli juba silmitsi protestidega, kõrge inflatsiooni, devalveerunud valuuta ja raskustega riigimasina ülalpidamisel. Sõjaline surve muutus majanduslikuks surveks ja majanduslik surve muutus sisepoliitiliseks kulumiseks. Detail Mojtaba Khamenei kohta muudab samuti kriisi tõlgendust. Päevade jooksul levisid erinevad versioonid tema tegeliku seisundi, asukoha ja kontrollitaseme kohta. Rubio ütles, et ta on elus ja üha rohkem kaasatud. Trump kasutab seda hetke, et purustada narratiiv, et Washington anuks kokkulepet. Ameerika vasakpoolsed püüdsid seda versiooni senati kuulamisel peale suruda, kuid Rubio vastas, et keegi Ameerika Ühendriikides ei palu midagi. Otsest mõju tunneb Iraan, kellel on sõjalised kaotused, tulude langus, kallis ülesehitamine ja sisemine surve. See oli kuulamise poliitiline pöördepunkt. Trumpi valitsus ei püüa päästa nõrka kokkulepet. See testib, kui kaugele Teheran on valmis pärast kaotust taanduma.
erinevus läbirääkimiste ja survele alistumise vahel peab olema selge. Trump ei paku ulatuslikku leevendust ainult selle eest, et Iraan avaks Hormuzi väina. Läbipääsu taasavamine on esialgne tingimus, mitte lõplik preemia. Pärast seda tuleksid konkreetsemad läbirääkimised tuumaprogrammi üle. Tehniliste teemade, selgete piiride ja nõudmistega, mida režiim varem tagasi lükkas. Valge Maja tahab need Teheranilt välja nõuda. Võime kasutada merd väljapressimiseks ja tuumaprogrammi poliitilise kaitsevahendina. Iraan püüab endiselt säilitada vastupanu näilist. Iraani ametnikud räägivad läbirääkimiste lõpust, eitavad üksikasju ja püüavad näidata, et nad ei anna järele. Aga režiimi tegelik positsioon muutub nõrgemaks, kui surve sunnib Teherani vastama vahendajate kaudu ja arutama teemasid, mis varem olid keelatud. Iraani masinavärk võtab vastamiseks päevi aega. Rubio sõnul on see tingitud sisemisest lõhest poliitilise tiiva vahel, mis näeb majanduslikku kokkuvarisemist ja karmimate sõjalise ning usulise aparaadiga seotud sektorite vahel. See lõhe on üks suurimaid nõrkusi, mille Trump ja Rubio on välja toonud. Kui see sõltuks ainult Iraani poliitikutest, kes peavad toime tulema inflatsiooni, tänavarahutuste ja riigi rahanduse probleemidega, võiks kokkulepe sündida kiiremini. Probleem seisneb režiimi radikaalsemates keskustes, kes tahavad säilitada vastasseisu hoiakut isegi siis, kui merevägi on kannatada saanud, tulud on peatatud ja sõjaline infrastruktuur on kahjustatud. Donald Trump sunnib just seda lõhet esile. Või Teheran nõustub tõsiselt läbi rääkima või peab ta taluma kriisi, mis neelab raha, stabiilsust ja võimu. Rahvusvaheline mõju töötab samuti Iraani vastu. Tegelikult ei soovi ükski suurriik, et Hormuzi väin suletaks. Hiina, Venemaa, Euroopa, energiaturg ja eksportijad sõltuvad avatud marsruutidest. See jätab Teherani isoleerituks küsimuses, mis mõjutab paljude inimeste rahakotti. Trump sai sellest punktist aru ja pani Iraani silmitsi kasvavate kuludega iga päev. Valge Maja töötab nüüd korraga kahel rindel. Esimene on blokaadi ja majandusliku surve säilitamine. Teine on sügavama tuumaläbirääkimise katsetamine, ilma et korrataks lõtvu kokkuleppeid, mis võimaldasid režiimil aega võita. Trump tahab Ameerika Ühendriikidele vastuvõetavat tulemust. Senati jaoks tähendab see, et Iraani lihtsast lubadusest ei piisa. Režiim peab andma midagi, mida saab kontrollida. Järgmine samm sõltub Hormuzi väina tegelikust avamisest ja Iraani juhtkonna vastusest ameeriklaste tingimustele. Kui Teheran avab läbipääsu, võivad läbirääkimised liikuda edasi tuumaprogrammi konkreetsete punktide juurde. Kui ta jätkab marsruudi sulgemist või ähvarduste kasutamist kaubalaevade vastu, jätkub tõenäoliselt Ameerika surve merel, sanktsioonide ja sõjalise tõkestamise kaudu. Trump on juba hoiatanud, et kokkulepe peab sündima ühel või teisel viisil ja see lause toimib kriisi keskpunktina. Mina olen Milson Alves, Global rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõepärase teabega hästi kursis. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et Milson Alvese kogukonnas veelgi aktiivsemalt kaasa lüüa.